just Tallinna merepäevadel. Tahan teada, mis nende laevade juurde kirjutatud on. Jah, räägi seda meile ka, miks need laevad nii erinevad on. Näete, sellel esimesel pildil on purjekas. Purjeka purjed kannavad tuulejõu edasi laeva kerele. Selline laev saab liikuda ainult tuulejõul. Purjeka nimetust kannavad purjepaadid, purjejahid ja purjelaevad. Purjekaga sõitmist nimetatakse purjetamiseks. Vanasti ehitati purjekaid ainult puust. Siin järgmisel pildil on nii Eesti kui ka maailma suurim aurik jäämurdja, suur töll. Aurikud on laevad, mille liikumiseks vajaliku jõu annab aurumasin. Suur töll ehitati pea 100 aastat tagasi ja täna on ta muuseumi eksponaat. Aga sellel järgmisel pildil näete te Eesti esimest ja täna ka Eesti ainsat allveelaeva Lembit. Allveelaevad on mõeldud liikumiseks veepinna all. See allveelaev on 60 meetrit pikk ning selle meeskonda kuulus 32 inimest. Siin on juba tänapäevasemad laevad. Kaater on väike ja kiire veesõiduk. Vetelpäästjad ja politseid kasutavad kaatreid näiteks õnnetuskohale kiireks jõudmiseks. Praam on suur madala süvisega laev, millega enamasti veetakse kaupa. Merel sõidetakse praamidega vaid varjulisel rannikumerel, sest praam ei ole tormikindel. Meil öeldakse tihti ka parvlaevade kohta praam, aga tegemist on hoopis erinevate laevadega. Parvlaev on lihtsalt autotekiga laev. Äge! Ma tahaks neid laevu päriselt ka näha. Miks ka mitte? Tallinnas on ju merepäevad ning seal saabki kõiki neid laevu näha. Jah, lähme sinna. Lähme vaatame allveelaeva. Lähme jah, aga mida need lipud ja laevade küljes tähendavad? Seda ma nüüd küll ei oska öelda, neid lippe on nii palju. Ahoi, jänkud! Mina olen Urmas, Meremuuseumi direktor. Las ma aitan teid. Laevade peal kasutatakse tähtede ja numbrite asemel hoopis lippe. Ja mõned lipuvad räägivad lausa terve loo. Mida need purjeka lipud ütlevad? See laev ütleb tuuker vees. Ja kui vaatad kõrval olevat purjekat, siis tema mastide vahel on tõmmatud lipud, mis ütlevad lihtsalt A, B, C. Väga vahva. Oi, aga mida need lipud seal ütlevad? See on väga hea küsimus, sest need lipud tähistavadki selle aasta merepäevi. Mina tean, ma vaatasin enne merepäevade lehelt järele ja lipud ütlevad 2009. Aitäh, härra Urmas. Aga palun. Kuhu me nüüd läheme? Teeme sepivõlle. Kapteniks laeval on väikene mees. Laev kiiresti seilab. Sõidame laevaga. Taevas ja väike mees tunneb end nagu kalavees. Lähme lastealale. Kuulame kontserdi. Sööme kalasuppi. On see kalamehe jutt või üldse kas meremees on Eelas korduks muinasjutt sai läbi. Räägib ju enamasti tõtt, kuid kulda täis pilved ju oleks kohe